see asi, mis näitab siit paremale minna, see asi peaks just nagu õige olema, aga ma hoian pilku peal. Paremale, vasakule ja siis oli paremale, siis oli 60. Ja siis keeramegi paremale 60 peale niimoodi, et hakka minema. Ja vasakule jäi veel tank. Sellepärast ongi, et kaarti peal enne vaatad ära ja vaata, kui sa siia sõitsid, jätad märgid meelde, mis kus olid, et tead, kus kaudu välja hakkad minema. Aga siit, no vaat niimoodi armsad inimesed, me saime nüüd peale, vaata, kui sa nüüd keerad, sa arvestad sellega ka, et sabaga vastu ei keera seda. Hakka keerama. Ja nüüd võtad sinna järjest, sinna poole võtad nüüd diagonaali niimoodi. Keerake vasakule. Läheb, mine. Nii, ratta koht on seal juba keskel, nüüd võid tagasi kohe keerata. Aha, jah. Et sellepärast ongi vaja, ütleme, need märgid ja liikluskorraldust vaadata juba enne ja meelde jätta. Mälu ongi sellepärast vaja. Ja enne kui kuskil liikuma hakkad, siis ka täpselt vaatad üle, kui siuksest suurtest kohtadest välja tuled. Muidu tuled välja, keerad just nagu okilt, aga ja meil läks nüüd see laadimine niimoodi, et läks ikka päris kohutavat aega. Ei olnud vist valmis, siis öeldi, et oodake 15 minutit, aga see 15 minutit läks nii pikaks, et peaaegu, ma ei tea, tund aega vist. Aga noh, saime nüüd lõpuks peale ja hakkame sõitma. Nii. Nüüd lähemegi seda vanad teed kuni Ostromassini 60 pidi Tšihhanov ja värket. Kaamera vähekene filmib ja siis paneme kinni, tead. 800 meetri järel pööra paremale. Sinu kommentaarid, sa ei olegi nii suures firmas käinud vist? Tegelikult nii suures ei ole. Siin pooles, aga ma ütlen, selles mõttes ta ei ole veel midagi suur. On ikka kõvasti suuremaid. Et ongi niimoodi, et sõidad, näed seal eespool. Vot Plotskist, kus ma olen laadimas käinud, aga mida kuradit ma seal laadisin, vist mingit graanulit. Seal tehakse ka sellest gaasist, tehakse graanulit, millest plastikut vaata tehakse. Seal ma olen käinud, see on ka seal mega suur tehas. Nüüd tuleb meelde, seda sai nagu päris tihedalt käia laadimas. Aga see ei olnud mitte minu arust alpitöö, see oli mingi muu töö minu arust. Aga võib-olla oli alpitöö ka, aga lihtsalt aastaid varem. Vetsupeatust ei ole vaja teha? Ei. 300 meetri järel pööra paremale. Siin ka see sama firma veel. Aga siin on selle firma transpordiosakond. Pudumat transport. Need veavad oma staffi ise laiali. Ja, näed, siin näitab sulle juba Transit, Tšihhanov, Orlen terminal. See on Orleni tehas seal, see suur keemiatehas. Keerake paremale. See ristmik mul tuleb ette nüüd. Siit, seda ristmiku ma mäletan. Ja siin on siuke kaval teel, kui on kiirusepiirangu märgid, siis lased märgi jälgi. Aga okei, tegelikult Poolas on nende teede peal veoautodel 70 lubatud ainult. Aga ütleme niimoodi, kui sa 80-ga lased, siis onu miilitsi ei ütle mitte midagi. Üle 80 lähed radarisse paned, siis oleneb onu miilitsast. Mõni pigistab silma kinni, mõni võtab väntab ära. Nii et selles mõttes, kui kiirusepiiranguid ei ole, tunned, et saad, siis lase 80-ga minna. Sõida maha esimesele teele. Need on ka kõik uued ringid siin. Päris vanasti neid ringe ei olnud. Sõida maha esimesele teele.
meetri järel pööra paremale. Nüüd ma ei viitsi toksida, logistik läheb praegu lõunale, et ma pärast pean talle helistama ja ütlema iga kord meil niimoodi, kui kool on peal, siis ma ütlen kaubakogused, et kus kohas, kui palju ja kui palju kilosid. Et no tegelikult peab sõnumi saatma, aga ma nagu üldse ei viitsi toksida. Et siis ma teinekord lihtsalt helistan ja ütlen. Pööra järgmisest paremale. Väga tubli, et ei hakanud paremale pöörama, aga ma ütlen, sa jälgi nüüd märke. Näed see Tšihhanov, kõige ülemine, mis on kirjutatud. Tšihhanov, ja võt, me hoiame seda märki kogu aeg. Kui ta käseb meil kuskile pöörata, aga samal ajal peame jälgima ka seda, et ei tule meil kuskil keelumärki ette. Sest ma ei tea, ma ei ole ammu sõitnud, võib kuskil keelumärk tule ette, siis tuleb kuskilt kõrvalt minna. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra järgmisest paremale. Ja vaata, vanasti käisti niimoodi, ükskord ma mäletan konkreetselt selle tee peal, me tulime hirmsa jõuguga, ma ei tea, Saksamaal, kui see piiride aeg veel oli, ja siis siin selle tee peal, ma ei tea, me olime mingi 5 või 7 autoga, kolonnis niimoodi panime siit, ja pekki, see oli sügisene aeg ja oli viljavõtt ja siis oli terve, lõpus jõudsime järgi, oli terve kolonn kombaine läks ees. Pljääd küll, türad ja ma mööda ka ei saa minna ja need on, kurat küll, see oli ikka täiega peavalu. Oi, nendest on jah raske mööda saada. No õnneks nad ei olnud need nagu tänapäeval nii suured, eks ju. Aga siiski, ikkagi kombain läheb sulle eest ja see on täiega jama. Ja vaata, kujuta ette neid, kuidas on. Siin on asfalt on juba ära vahetud mitu korda, aga vanasti asfalt ei olnud nii sile ja okei, hea. Ja siis kujuta ette, siit vennad panid niimoodi, et talvel libedaga värki ja pandi minna, et silm grillis räis, miljoni kanti minna. Ja mõlemas suunas oli liiklus nii, et räis. Ja siis, kui Saksamaale just käis, siis siit kaudu sõideti palju. Ja see oligi niimoodi, et siit hakkas kohe teepelvest ja põhimõtteliselt teepelva ei ole, siin on natuke vaata tehtud nagu laiendatud teda, aga siit asfaldi pealt maha lasid, ma ise mäletan, kus ma esimest reisi läksin, lumivärk, aga otse Kamassi roolist, Scania rooli, jumala uus Scania oli 20 000 sõitnud ainult. Selles mõttes, veitsid, kui hea on sõita, Scaniaga rooliga sakkisid niimoodi, et vähe ei ole. Tollega lasid niimoodi, et pool esiratast oli asfaldi selvast üle, panid ei saanud arugi, nii hästi seisab tee peal. Mul üldse esimene reis veoautoga Saksamaale oli niimoodi, et hommikul läksin tööle, teadsin, et sain supermassi endale, siis saadeti Tartus sinna Sepa tänavale, et mine sinna. Sealt öeldi, mine Pesulasse, mine võtta vägi käest auto, et lähed sellega Saksamaale. Ma ütlesin, oot, äkki keegi õpetab midagi, räägib, seletab, öeldi, et ei ole. Samamoodi nagu sinna ida poole sõidad, samamoodi, et nüüd sõidad ainult teisele poole. No muidu Venemaa vahelt sai käidud, aga nüüd lähed teisele poole lihtsalt. Ma ütlesin, väga äge, hea õpetus on ju, lähed teisele poole. Aga ei, sai käidud ja päris hästi sai hakkama saadud. Ja. Et kuskil Hamburgi juures Lüneburgis panin lauakoorma maha ja siis sõitsin teisele poole Hamburgi, seal on mingi siuke väike asul nagu Quicksporn. Sealt võtsin šokolaadi peale, viisin Moskvasse. Et see oli mul nagu esimene väljamaa reis rekkaga. No enne seda ühe korra olin Kamassiga Poolas ka käinud. Siis kui need kooperaatorid olid ja siis seal Elgis või kuskil seal mingid peldikupaberid Kamassiga käisin toomas.
kui tähele pandsin, on siuksed kolmnurksed hoiatusmärgid, on nagu autol oleks avarii ja siis on Vipatki kirjutatud sinna. See on umbes sedasi, nagu meil on hüüumärk, et avarii ohtlik on. Vipadek on neil avarii poola keeles. Et kui sa näed, seal ees posti küljes on kaamera. Nüüd on kaamera. Meile belgane Eesti auto tuli vastu. Mõni seikleb siin. Ma võin ka endale nüüd kohvi lubada, kurat. Ma sain just kohvitassi täis ja siis nad otsustasid laadima hakata. Vähemalt õigel ajal sai kohvi olmis. Aga noh, jõudis vist maha jahtada või? No ja ongi väga hea, mulle siuke kuum kohvi ei meeldi. Mulle meeldib kohvis edasi, et ta on niimoodi, kuidas ma ütlen, soe või leige. Et ma ei peaks teda ettevaatlikult võtma, ma saan teda kohe võtta ja juua. Ja selles mõttes, kui asulas ei ole siin 40 märki, siis mingi ei ole ilus õpetada seadust rikkuma, aga siis hoiad sedasi klassikalise väikese varastamise, 55 lased, ei ole midagi juhtub. Et üle 55 ei lase, aga 55. Ja nagu ma ütlesin, öisel ajal võib veoautoga asulates sees 60-ga sõita. Siis teed klassikalise varastamise lased 65-ga. Kui siukestest küladest läbi paned. Sest kõige nõmedam on see, nagu meil Eestiski on, tuleb piirangumärk, olgu see 70 või 50 või. Ja siis need mõned jubeda korra inimesed kõigil lööb niimoodi põhja alt ära, et kui 50 märk on, siis ta ei sõida 50-ga, ta sõidab 40-ga. Kui 70 märk, siis ta sõidab 60-ga. Et sellest nad aru ei saa, et see viitab sellele, et südametunnistus pole puhas. No kuidas niimoodi on sõita, et tunned, et kitsam on raisk? No, ei ole nagu kiirtee peal, eks? Ei ole. Kusjuures nagu sa oled öelnud, kõik liiklusmärgid ei ole veokate jaoks. No vahet ei, mina ei ole seda ütlenud. Mina rääkisin seda, et noored arvavad, ei mul seda vaja ei ole. Märk on kõikid vaja. Ei, ma ei mõtle seda. No, ma mõtlen, vaata, ütleme, kurvides on, ütleme, 60. Ja. Et sõiduautoga lähed vabalt läbi, aga veoautoga... Just nimelt, seal pead arvestama sellega, kui kõrge sul koorem on, kui raske sa oled, sest ütleme, mõni kurv on sedasi, et kui seal on 40 pandud, siis sa 40-ga lähed, siis keeled mahti külili maha. Näiteks siit on ju. Siit lähed 40 natuke üle, tead, siis siin kallutad ennast kumuli. Võid kallutada, vaata, mõni on veel selles mõttes negatiivne kurv ka ja siis on jumala kerge minema. Seda pead silmaga oskama ära hinnata persega, kuidas autot tunned. Et kui hästi madal koorem on, siis okei, rihmadega korralikult kinni, siis ümber ei keera, aga nii nagu meil on ees otsa peal laeni, siis on siit eest otsa pealt ta jumala kerge väänama ümber. Et ta kuskile maale hoiab niimoodi, et padjad suruvad järjest vastu, aga ühel momendil ta enam ei jõua ja siis lähebki kohe klõksti üle. Tal üldiselt on siuke süsteem peal, mis nagu üle ei lase minna. See tähendab seda, et siis ta ühe poole pealt kärruratastega hakkab pidurdama. Siis käib siuke jõnks läbi, et ta tõmbab siin nagu sirgu. Ma esimest korda, kui siuke kärru oli, millel juba siuksed süsteemid peal oli, ma mäletan, Itaalias sõitsin, pane ka maha sõidu peale ilmse hooga. Järsku, kes siuke jõnks läbi, ma ei saanud aru, ma mõtlesin, mingid rattad blokkisid kinni, mis välk on. Siis tabasin ära, et see on uuem kärru, et sellel juba on see kallutamise variant ka peale. Et see mitte nüüd, et ta 100% ära päästaks, aga see nagu aitab kõvasti tegelikult, kui kogemata läksidki niimoodi kõvasti.
aga füüsika vastu ei saa, kui hoog ikka liiga suur on, siis ühelt maalt murrab maha. Ära pidurda, las see veereb. Las see veereb. Ei näpi, las veereb. Sul vaata, kiirus vajub ilusti alla. Ma ütlesin, iga pidurdamine on liiter kütet. Pidurdad siis, kui teisiti ei saa. Ja vaata, kurvide peal sõitsa nii kui ralli autoga sõidad. Võtsid joo maha, vaata nüüd kurvis pöörama hakkad, siis ei vajuta mitte gaasi põhja, aga hakkad kergelt vajutama, et vedu on taga. Mitte niimoodi, et sa vaba hooga lähed. Kurvis alati, et vedu oleks taga. Et ta ei pea ennast kiirendama, aga vedu taga, eriti kui libedaga sõidad. Et vedu oleks taga kogu aeg. Jälle, siin lased varsti gaasi maha, et sul vajuks sinna märgi juurde, et on 55, 50. Siis vaatad silma jälgi hindad, et kas pead kurvis natuke jalaga juurde pidurdama või ei pea, aga ma arvan, et ei pea. Ja näed, ilusti saad ilma pidurdamata teed kohe. Sest algselt võid mõelda, et mis see aitab, see ei aita midagi, aga tegelikkuses on see sõiduökonoomiale on see mega palju loeb. Sest mida rohkem auto niimoodi veereb, et sa gaasi ei vajuta, seda parem on. Inertsiga veereb. Ja selle gaas maha, sa näed, seal tuleb siuke suht järgiks kulm, me läheme alla mäge. Siukeste kohta siin pidurdad jalaga juurde natukene. Ei ole vaja seda retarde. Retarde kasutad siis, kui hoog on nagu jube suure kiirusega tuled ja hakkad pidurdama. Aga niimoodi, kus kiirus väike on, siin aitad jalaga, siis ei ole endal lisatööd vaja teha kätega ja jalgadega. See koht, kus 60 keerab ära. Tšihhanov, jah, sina hoiad Tšihhanovi peale. 50 meetri järel hoia paremale. Sõida sama teed mööda edasi. Vanasti siin külades inimestel elamine võis ikka jumala jamala, rekkeid sõitis siin nii, et ohoho, et eks praegu sõidab ka, aga enam niimoodi ei sõida neid. Ja tuvas need surnuajad ilusti lilli täis, kõik öösel pimedas tuled, siin on vingelt, küünlaid põleb ja eriti kui pühad on, siis on täitsa pekkis. Siin nagu surnutest ka hoolitistakse nagu. Meil Eestis on kõik järsku padu usklikud ja just nagu väga hoolivad siis, kui on jõulud või mingid asjad, et siis siuke käib näitamine, aga ütleme igakuiselt või nii ei ole midagi tead. Surnuaedades käid, vaatad kõik hauad nii hooldamata, et aga ma ei saa midagi, ma endale ka tuhka pähe raputama, mul on ka vaja käia, aga ütleme, et see on nii palju kulukas, et põhimõtteliselt teise Eesti otsa sõida ja siis on palju kalmistust läbi käia, et terve see tripi võtad, läheb terve päev ära ja kütet kulub ka nii, et ohoho. Mul nagu kodust käia, et siis mis mul tuleb see käimine, 400-500 kilomeetrit nagu naksti väikse autoga sõita edasi-tagasi. Ja vanasti kujuta ette, kui siin midagi juhtus, mingi pauk pandi, siis oli keegi veel puu otsas ka kindla peale. Ja näiteks Venemaal see, mis see Kaliningrad on, Kaliningradis on ka niimoodi teed lähevad, niimoodi puude allee keskel ainult kasvab. Siin on puud suhteliselt kaugel, aga seal kasvavad puud otsa siin tee ääres kohe. Ma sõjaväes olin, siis meil oli ka mingi ilmsed õppused olid ja seal sõitsime ja sealkandis ja siis oli ka üks kutt jäi kolonnis sõidu või jäi magama, tõmbas ka vastu puudele, auto läks põlema, kes ohvitser kõrval istus, too põleski ära. Algul jäi nagu elama viidi haiglasse, aga haiglas suri ära pärast. Noor leitnand oli ja alles nagu ütleme koolist tulnud mingi pool aastat või aasta teeni olnud nagu ohvitserina.
ja siuksete külateel, väikse ummikuga või väiks. No ummikuks, aga ma ütlen, no puud, siuksed jämedad paplid, värgid kasvavad ääres. Tee nii kitsas, no venal ilmselt tuli tukk peale, natuke eksis nagu kõrval läks kohe vastu puud. Ja sill oli... Mis siin kõrval on, need on nagu ka mingid õnnetuspaigad, mingid siltide ja lillede ja asjadega. Kui ristid on. Sa mõtled neid või? Või on siuke suur, mingi suurem? Suurem mingi metall. Ei ole, see on mingi, ma ei tea, mingi püha koht või välk, nad seal teinekord käivad, istuvad, laulavad. Ma olen küsinud, aga ma ei tea, ma olen erinevaid vastuseid saanud. Mõni ütleb niimoodi, et see on vana siukene koht nagu küla koht nagu, mis oli nagu küla kunagi, nagu siis on mälestusvärk. Et no enne oli küla nagu selle koha peal kuskil siin, aga vaata aja jooksul ära, aga päris vanasti oli küla nagu selle koha peal. Aga teistpidi on see, ma ei tea, mingi püha koht neil on mingil värgil, nad tulevad sinna kohale, et mõnest külast teinekord sõidad, siis mingid memmed istuvad seal, laulavad. Ja midagi usuga neil seotud on, et siin on ka. Et ma ei teagi, mis need täpselt on. Ühes oli täitsa mingi pärg ja... No näed, siin on ka, no, küüned pannakse ja... On jah. Need on iga küla juures peaaegu, näed, siin teisel pool on ja... On jah. Ma ei teagi, mis need pärisid on. Ei oska kuidagi guugeldada ka, et... Ühes oli täitsa pärg oli nagu maas ja seda kasti nagu pole ümber olnud. No jaa, ei, vahet ei ole. Muidu siin pannakse hästi palju neid ka, nagu no meil Eestis vanasti pandi praegu mingi avarii on, keegi saab surma, meil käiakse, pannakse sinna küünlad pärast, küünlad koristakse ära, ei ole midagi, aga siin üldiselt pannakse, on rist pandud ja sinna käivad pidevalt omaksed siis küünlad panemas ja sõidad eriti siukeste vanemate teede peal, siis neid riste mõne koha peal on jumala palju, eks ju. Aja jooksul kaovad ära muidugi, aga vanasti sõitsid, siis oli neid ikka mega palju, näiteks selle sama tee peal. Eks siit praegu sõidab, näeb ka, aga ma ütlen, neid on vähemaks jäänud. Kui vaatad, jälgid siin neid puidki, mis siin tee ääres kasvavad, siis hästi paljude puude peal on, et siin on ka suur rist kohe. Et nende puude peal mõnede peal on nagu näha märgid, nagu on vastu puud sõidetud, on kinni kasvanud ja niimoodi. Ja siin on niimoodi, et siin ei tohi selle kruusa peale omapoolsete ratastega minna. See hakkab kohe sind imema kõrvale niimoodi. Et siin pead raudselt sõitma asfaldi peal. Ja siin tee peal on eriti oluline see, et sa vaatad pikalt ette nagu horisondi peale. No umbes sinna, kus see vastu tuleb auto praegu on. Kogu aeg jälgid sinna. Isegi siis, kui mööda üksteisest sõidate, sa jälgid ette, sest siis sa suudad nagu rida paremini hoida. Kui sa hakkad see otse ette vaatama, siis hakkad rooliga niimoodi venderdama. See kaugem punkt, kuhu sa vaatad, siis see, mis sellest punktist sulle lähemal on, seda kõike sa näed niikuinii näed. Praegu see, kus see auto, mis see veokas vastu tuleb, mina sõidan, mina vaatan umbes nii kaugele, kui mina sõidan. See, kus see veokas praegu on. Siis on aega reageerida igasugust asja, kui seal keegi seisab või mis iganes. Ja näed, siuke kurv on, jälgid, tagant kedagi ei tule, eest ei tule, siis võid väheke lõigata endal kurvi sirgemaks, et lähedki vastassuunda. Aga seda juhul, kui kedagi vastu ei tule ja tagant vaata, ka kedagi ei ole, et kes seal võib-olla kavatseb möödu minema hakata. Et kui ta on sul taga, aga ta on sul natuke kaugemal seal, siis ei ole lugu. Aga kui ta sul otse täpselt taga on, no siis ei tasu, aga siis siuksed kurvid mina lõikan sirgemaks. Et ma ei peaks nagu nii järsult pöörama, vaata.
vaat kus siin on põlde tead. Põllud juba küntud tehtud, varsti läheb ilmseks asjatamiseks. Sul ka hea, näed natukene siukest nagu on tõsine Poola, ütleme selle pilguga saad näha nüüd nagu vanasti sõideti. Bussipeatuseks pole tehtud laiemat riba. Ei, siin on niimoodi, kui ongi buss seisma ja peab tee peal seisma. Aga siit nüüd saad aru, kuidas on, et autojuht ilma ei vali, nii et sõita tuleb iga ilmaga. Nii et no, ma arvan, ei ole palju fantaasiat vaja, et ette kujutada, kui tore on siin talvel sõita, kui näiteks lund sajab ja libe on ja üldiselt ei saa nuriseda, nad üldiselt hästi soolatavad ja teevad, aga vahel öösel on ikka. Ja tihedu lumesaju korral, ega naadki jõua väga. Ei, nad ei päris asjad, nad teevad eelpuistet, aga vahel on ikka mingid lõigud libedad. No, siin parklas ma olen palju seisnud. Tuleb praegu meelde nagu. Sina jälgidki Tšihhanov ja jälgid näiteks, et sa peateed pidi lähed ja Tšihhanov. 50 meetri järel hoia paremale. Vanasti oli siin kiriku ees, siis on kõik traktorid ja asju täis, küladest tulevad kirikusse, tee ääned kõik täis, rahvast nii palju, et kiriku uksed ka lahti, kõik ei mahu sissegi. Sõida läbi ringtee, sõida maha teisele teele. Vaat niimoodi ja kes videot vaatavad, eelmise video ajal väga tublid, hästi olete kommenteerinud niimoodi, et siit ootaks ka, kommenteerige palju ja kirjutage oma kogemustest ja oma arvamustest ja ärge unustage pöialt panna. Ja ütleme niimoodi, et need, kes on edasi jõudnud, on veel tublimad, nemad saavad haipida ka. Mitte ei saa, nad võivad haipida. Me jah, läheme siit, aga muidu saab siit, mis siit näitas paremale, saab ka minna. Okay. Aga me läheme täna siit, sest meil tuleb niimoodi lühem. Sama teed mööda edasi. Ja sulle ka vahelduseks põnevam. Peale 7 päeva sai uuesti haipida. Okay. Et 3 järjestikusel päeval sai haipida ja siis peale 7 päevast ka. Okay. Ei, ma ei tea, ma selles mõttes, et ise ei saa ennast haipida, muidu ma ju istuksin ja haibiksin ennast kogu aeg. Jah. Siin kui sõidad ja silmanurgast jääb, siis sa vaata, kuidas nendel on talud, no need majad, millised majapidamised, vaata, kui suured kõrvalhooned neil on. Kui tähele paned näiteks nagu see maja, siin on just nagu 3 korrust. Kui paned tähele. Aha. On 2 ja siis see vundamendi juures on veel 1. Ja kuidas neil pidi olema? Neil on niimoodi, et pered on suured ja tavaliselt vaata, no, vanemad elavad ja vanemate lapsed ja lapselapsed ja kõik nad elavad, kui on 1 pere, elavadki, ütleme, maakohtis, need ühes majas, sellepärast majad sedasi on. Kõige nooremad elavad kõige kõrgemal, siis järgmises teisel korrusel, seal on nagu, ütleme, nende vanemate lapsed ja need päris vanad, nemad elavad esimesel korrusel siis. Et vaata, ei peaks treppidest käima niimoodi. Aga meil on pered tegelikult suured ja kui sa vaatad, no vaatad alus ja vaatad seal kellegi elamine, eks ju. Sa vaatad, millised kõrvalhooned jõhkrad neil on. Kõigil, eranditult. Vaata, seal on kõik see traktori jaoks laudad, värgid, särgid. Praegu ei teagi, siin ei ole näha, et palju neid loomi peavad, mõned peavad.
seal paistab, et kindlasti peetakse, vaata söödad, värgid on olemas. Aga ma ütlen, et põllumehed on kõvad ja siin nagu riik ei pane pidurit peale. Meil Eestis see talupidamine maksustatakse surnuks. Nende riigireeturite eest, kes seal praegu eesotsas on. Oleks minu teha, mitte minu teha on küll palju, tuleb kätte võtta tegema hakata tegelikult, aga sõna otseses mõttes tulekski võtta sinna ilma igasuguse kohtuotsuseta tulekski neile kõigile kuul pähe lasta, et siin ei ole mitte midagi teha. Sest need, kes seal praegu eesotsas on, need on ikka rohkem Eesti rahva vaenlased ei saa olla, kui need on. See on täiega pekkis ja praegu lasevad nad täiega seda Eesti majandust niimoodi põhja, saavad aru, et rohkem valitsusse ei saa ja lasevad niimoodi põhja, et oleks kohe lastud, et kes iganes sinna pärast valitsusse tuleb, siis neil on ainult üks suure pasaga tuleb tegeleda ja inimesed muidugi tahaksid, et läheb kohe paremaks, aga midagi paremaks kohe ei saa minna. See ei ole niimoodi, et siis kohe nipsust, et läheb paremaks. Ja ma ütlen, vaata, kui sa kuulsid seda teemat, mis oli olnud, et vaata siin Jürgen Ligile oli lubatud tead selle hambad kurku lüüa või ma ei tea, mis kaebas ja värki. Aga vaata, see on jälle pool asja räägiti ametlikult. Tegelikult oli teema selles olnud, et seal, ma ei tea, kuidas seal on seal Värskaansel, seal on mingi järv. Ligi tahtis seal inimestel käimis ära keelata, just nagu tema oma oleks. No võt, ja kohalikel viskas koppa ette, et mida sa kuradi ahv tuled siis pealinnast möla ajama. Pane sulle hambad kurku, et see on kõigi oma eluaeg, inimesed seal ujumas käinud ja kõik. Aga pool asja jäetakse rääkimata ja mis nüüd, ütleme, siuke tavaline Tallinna inimene loeb siukest uudist, vaatab, mõtleb, issand jumal, kus seal kuskil Eesti idapiiri ääres, kus seal on barbarid koos ja vaata, mis nad tegid, Jürgen Ligile niimoodi ütlesid ja ähvardasid ja on ikka matsid ja selles mõttes on see. Teine asi muidugi tuleks siuksed nagu Delfi ja Värkan, ega seal tuleks ka need ajakirjanikud kõik, ma ei kujuta ette, mis nendega teha, kas riigist välja saata või ka riputada kuskile, tead, elule järgi mõtlema, et ma ei tea, no ma saan aru, kui seal kuidagi mingi juhtkond on siuke, kes nõuab midagi teha, no midagi võiks endal hoidu ka peas olla, et ikka aru saada, mis on reaalne ja mis ei ole reaalne ja niimoodi kirjutada, aga noh, seal paistab, et ega nendel ei ole ka kellelgi seda reaalsust taju. Kurat, video läheb poliitiliseks. Kalle tõmbab pidur peale, tead. Ja vaata, veel üks huvitav jääb, eks ole uusi ka, aga vaata, kuidas on. On üks üksik tuulik, üks üksik. Ei ole siukest asja, nagu meil tahetakse teha mega suured tuulepargid. Siin muidugi on ka siuksed tuulepark, aga üldjuhul niimoodi ei ole, et kus on siuksed inimesed elavad, siis on mingi üksikud on püsti. Seal piiri poole, vaata sinna läheme, seal on, aga muidu niukseid päris mega suuri neil niimoodi ei ole. Ja neil on muidugi need tuulikud väiksemad ka kõvasti, kui see, mis meil Eestisse tahavad ehitada. Eestisse tahavad, mis nad tahavad teha, on peaaegu 2 korda nii kõrged nagu see seal on. Kujutad ette või? See tundub küll suur, aga ma arvan, noh... Sellest veel kõrgemaid või? 2 korda suuremaid. Ma arvan, et see on mingi siuke 150 või midagi siukest. Eestis tahavad 270 ja midagi siukest panna. See on jõhkar, jah. Ja mitte, et tahavad ühte panna, nad tahavad tervet hunnikut panna. See tuulikute teema üleüldse mitte Eestis, kui hakati panema niimoodi, ma olen ise neid tuulikuvidinaid vedanud Hispaaniasse sinna mägedesse. Ma saan aru, ütleme nagu siin on, pannakse, ütleme kogukond, kes siin elab lähikandis, panevad selle ühe püsti ja just nagu see tuulik teebki siia kogukonna jaoks, et ühtsesse elektrivõrku on paneb seda lisa tervele kogukonnale. Ma saan siis aru sellest, aga see nagu meile tahakse mingi megapargid ja sellest kasu ei ole sellest mitte midagi selles mõttes, et
odavat elektrit sealt ei tule. Ringteel valige teine väljasõidutee. Niiviisi on niimoodi. Jah, nii ongi. 300 meetri järel sõida läbi ringtee, sõida maha teisele teele. Nüüd võrdledki seda, mis märk näitab, mis navi räägib. Navi räägib teisele teele, märk näitas meil ka Tšihhanov teisele teele. See on siin sõit ümber linna tehtud, vanasti käis linnast läbi. Nüüd käib siit ümber linna. Vanasti läksime siit linna vahel sisse. Okay. Liiguge 4 kilomeetrit. Aga siis sai vist inimestel kopp ette, et terve linna vahe rekkaid täis ja siis tehti siia normaalne tee. Arvast või? Näed, üks oli seal tuulik, üks seal, need on üksikud niimoodi laiali pandud. Ja olgem ausalt, kui ta seda siis üksik käib, see nagu väga häirib siis, kui need on seal 10-15 tükki koos. Ma käisin siin Sopi-Tootsi tuuleparki käisin ka lähedalt vaatamas päris. Kurat, see on ikka õudne küll. Ja kõige naljakam on see, et räägivad, vaata, teevad elektrit ja tuleb odav. Ma tööle sõidan, iga kord näen neid tuulikuid. Ja okei, nad käivad ka vahepeal ikka. Aga eriti naljakas on siis, kui sõidad, vaatad, tuul on jumala vinge, tuul on väljas, need seisavad kõik. Ja sa mõtlesid, kui jaa, nad siin ülesse pandi, praegu on tuult need väele, davai, andke minna. Ei anna. Ja teine asi, mis meil Eestis, kui need tuulikuid pannakse, need on kõik selle põhjal, et siis saaks toetust ja värki mingid. Aga tegelikult, kui need ilmsed ärimehed tahavad panna, okei, siis panite, aga siis teenitegi see, mis teeniti, nagu muidu äri on. Tasu see sinu äririsk, et mingit toetusi sa ei saa. Kõik unust ära. Ja ma võin kihla vedada, võtta siis selgukski tõde, keegi taha neid üles panna. Sest investeering on liiga suur ja ei tule sealt odavat elektrit niimoodi. Ütleme just sellega, et kui ta nagu kogu aeg käiks, see tähendab seda, et kõik, mis liigub, see kulub, ta vajab nii palju hooldus on nii kallis, et see elekter ei saa ühegi valemiga kallis olla. Praegu üritavad siis käima lasta, kui elekter kallis on, eks. Aga elekter on kallis, ütleme ühest küljest siis, kui tuult just nagu ei ole. Et nokk kinni, saba lahti. Ja huvitav on see, mis sinna Pärnu kanti tahetakse teha, seal just nagu Leedu investorid tahavad panna. Mul tekib küsimus, nahku head Leetu ei pane. Mis te see Eestisse tulete panema? Aga järelikult Leetu ei lasta neid nii palju panna. Segane värk igatahes. 800 meetri järel sõida ringteele. Meetri pärast ringteel valige teise väljasõidu. Järjekordselt jälgid märke, sest praegu on meil sihik on Tšihhanov praegu. Teisele teele. Ringteele jõudes sõida maha teisele teele. Läheb. Sõida maha teisele teele. Ringi peale sõidad, siis pead hasardis olema niimoodi, vaata, jõuan, see läheb ära, see tuleb, sealt see läheb ära, siis jõuan mina vahelt panna. Kuidas see naljajutt oli, et kuidas mingi kalameeste teema, kalamees vaatab nii, huvitav moment tuleb see, siis tuleb kasv,
haarab selle, siis see haarab selle, sealt tuleb kärbes, siis tuleb, hüppab see ja värki, mingi siuke jutt. Samasugune hasart peab olema, mõtled veel ringi peal tule, sealt tuleb peale, see tuleb ära, siis jõuab see, sealt hopsti mina lõikan. Ja värki. Et siin parklas ma olen seisnud sitaks, kohe sitaks palju. Siin on saadud õlut ju hea kalonka oli siin vanasti. See kena parklus on. sõidad lubatust kiiremini. Vot niimoodi, sõbrad, niimoodi sai meil siis õppetuur number 2 sai läbi. Loodetavasti teile see video meeldis ka nüüd, nii nagu eelmine. Et ma olen ütlemata tänulik teile nende pöialde eest, mis panite, kes haipisid. Ma olen väga tänulik, et nii palju vaatajaid oli. Allanil ka hea meel, et talle niimoodi kaasa elatakse. Niimoodi, et võt nii, täna on neljapäev. Nagu näete, mina puhkan, ei tee tööd. Et öösel kella 2 ajal jõudsime koju. Tähendab, mina jõudsin koju. Temale sai tööülesanded kätte jagatud. Öeldud kaua pausi teeb, kuna läheb. Et läheb Tallinnasse. Et tal oli tänaseks eesmärk 3 kohta maha anda. Ja siis vaatab, mis edasi saab. Ja lugesin sõnad veel selles mõttes peale, et pani nagu pinget peale. Ütlesin, et vaata, et sul tuleb nüüd just nagu sõidueksam. Et vanem vend jälgib ja mitte üks, lausa mitu, sest mitte mina ainult ei jälgi telefonist, et kus auto liigub, kuidas liigub, vaid direktorid jälgivad ka, et kui ta on, et see on sul nagu siuke eksami värk ja et kõik peab tulema niimoodi, ei mingid lisakeerutamisi, peab olema punktist A punkti B-sse, kuskil ei tohi minna ülemäära kaua aega, et kõik peab saama normaalse aja jooksul tehtud, et aega on, jõuad kõik ära teha, aga lihtsalt üks asi jääb peale tal, seda ei saa täna maha, sest see on niimoodi, et see läheb samas kohas maha, kus homme tuleb peale võtta. Ja mis ma siis teada sain, siis direktoritel kohe on plaan olemas. Ma loodan, et see plaan juba praegu töötab. Ma ei viitsi praegu vaatama hakata. Aga et nüüd ta võtab, ta sai oma kohakesed kõik maha. Nüüd ta jätab minu auto, see auto, millega mina sõidan, jätab Tallinnasse. Tallinnast võtab teise auto ja selle teise auto viib Pärnusse. Pärnust teeb pausi endale vahele ja siis hommikul võtab väikse auto sealt ja väikse autoga sõidab Tallinnasse. Tallinnas võtab minu auto, läheb laadib selle ühe koha maha, võtab sealt samast kohast 3 maalaadimist veel peale, siis sõidab terminali, terminalist võtab võib-olla 3 asja, võib-olla 2 asja, ei tea, aga igatahes niimoodi, et 2 maalaadimist võtab veel peale ja siis tuleb Pärnusse. Ja siis algab temal puhkepäevad, ütleme niimoodi. Ja siis järgmise nädala tööplaan mul on ka teada, aga sellest ma praegu ei räägi. Ütleme niimoodi, et muidu Allan sai seekord palju paremini hakkama kui eelmine kord. Et eks eelmine kord võib-olla oli pinget natuke rohkem. Seekord juba natuke vähem, aga Allanil on nõrk koht, on see navigeerimine, orienteerumine, kaardi mõttes orienteerumine ja võt ei suuda hästi teed meelde jätta. No ega ta ei pea meelde jääma niimoodi, et 100% on meeles, aga ütleme elementaarsed asjad, mingi mälupilt peab olema. Et kui juba ühe korra käinud oled, et seekord me suure osa teest sõitsime ikka täpselt sama tee, aga viimane lõpp, see mis te nägite, see on siukest teed pidi, kust vanasti sõideti Saksamaale kogu aeg, et Plotski pealt, kui tulime. Et selles mõttes ma ütleksin isegi niimoodi, et see, mis Plotskist me 60 pidi Ostromassi peale sõitsime, et see oli isegi parem selles mõttes, et see oli kitsas tee, ta pidi olema väga pinges, väga täpselt kõiki asju jälgima. Ja seal tuli paremini välja, ütleme, märkide nägemine tuli paremini välja, sest kiirtee peal on see uinutab ja siis kui ma vahepeal küsisin, mis märgid olid, siis
muidugi kõige suurem rumalus on, et ta hakkab siis oletama, mis märgid on ja ütleb mulle märke, mis ta oletab. Aga no üks asi on, kui on keelumärk ja teine asi on, kui on osutav märk, eks ju. Et siis on natuke jama, eks ju. Üks on ümmargune punase ringiga ja teine on sinine neljakandiline. Et no siuksed asjad on, aga eks see tuleb ajaga. Aga tegelikkus, mis mul veel jäi silma, üks teema oli. Muidugi vaadake, on see, et kes noored juhid te olete siin ja alles hakkate, vaadake, rihmadega on siuke teema. Et no just nagu koolitusel käidud, räägitud, aga kui vaim, kui sa võtad metallirullid peale ja paned neid kinni, siis ei ole nii, et paned ainult rihma üle. Sinna peab kindla peale nurgad panema. Ma lasin tal rahulikult toimetada, siis mõtlesin, huvitav, mis ma teen, et kas ma lasen rihmad kinni panna ja siis küsin, et mis on valesti ja siis lasen uuesti lahti võtta, et no siis jääb nagu paremini meelde äkki. Aga siis ei ole, ta oli rihmad üle pannud, hakkas lukku sättima ja värki ja siis ma küsin, mis valesti on. Siis ta arvas algul, et äkki on rihmasid vähe ja siis arvas, et äkki vale nurga all ja siis ma ütlesin, kulla mees, kas teil koolis ei õpetatud, ei räägitud midagi koorma kinnitusest. Ja siis ütles, näitasin talle rihma peale, et vaatasin, metallid on nii terav hääl, kui sa selle rihma siia paned, et üks järsem pidurdus ja see rihm on kohe lõikab läbi niimoodi, et olge te tähelepanelikud, ega need koolitused päris ilma asjata ka ei ole. Seal räägitakse siukseid päris tähtsaid ja vajalikke asju, mida teil on tee peal tõsiselt vaja. Enda ohutuse ja teiste ohutuse pärast ja kauba säilimise pärast ja et tasub koolitustel olla tähelepanelik. Ja muidugi teine asi, mis veel hästi tähtis on ohutuse mõttes. Okei, sul on kindlad käes, aga kui rihma paned, just neid rihmasid, mis on niimoodi, et ütleme, panid rihma peale, siis sa saad ülevalt alla tõmmata, võt need rihmad. Kui sa need paned ja algul, et see kuni rihm hakkab seal algul kerima ja niimoodi hakkad panema, siis mis tema pea tegi ja ärge teie seda viga tehke, et luku juurest, et tõmbad seal pingule ja siis ta võttis näpuga niimoodi sealt samast lähedalt kinni, et kui sa hakkad ülevalt alla sellega tõmbama, siis sa tõmbad täpselt siia pöidla peale endale. Et ühesõnaga, kui natuke hoogsamalt see rihm tuleb, sa tõmbad ta nii kõvasti ja lõikad oma pöidla otsast ära. Võt niimoodi on, mis siis, et sul see kinnas käes seal on. Nii et selles mõttes need rihmad, mis ülevalt alla tõmbate, kui tahate selle rihma seal pingel hoida, siis hoiate seda tagantpoolt, kõvasti tagantpoolt niimoodi, et see koht, kuhu ütleme see käepide pärast läheb, mitte et hoiate seal lähedal nagu lõike laua peal. Nii et see on ka siuke väga tähtis moment, et iga liigutus, mis teete, mõelge enne läbi, enda ohutuse nimel, just nimelt. Rihmad, ükskõik mis asi, et enda ohutuse pärast mõelge enne läbi, mis te teete ja kui midagi võib valesti minna, mis siis juhtub ja ennetada neid asju, ütleme niimoodi. Aga ma olen tänulik, veel kord tänan teid kõiki, kes vaatasite ja hästi tore on, kui te muidugi neid videosid jagate ka oma sõprade ringis ja Facebookis ja kus neid kõike jagada kannatab. Nii et olge paid, tehke ja kindlasti ärge unustage panema pöialt. Pöial, see on ülitähtis, sest siis jõuab see video lihtsalt rohkemate inimesteni. Ja ma ütlen, need, kellel raske ja keeruline ei ole, leiavad üles, kuidas haipida, siis teie haipige ka, sest haipimine, see annab ka videole, algoritmile siukest asja, et seda videot lihtsalt jagatakse rohkem, vaadatakse rohkem ja ongi ilus, tore ja põnev. Nii et selleks korraks on siis kõik ja jään huviga ootama kommentaare.